meist lõuna poole, näiteks taanlastel ja rootslastel Lõuna-Rootsis ja ka Saksamaal maheviljeluses kasutatakse neid vahekultuure ja haljasväetisi väga palju. Ka köögiviljade külvikordades. Meil on see natukene raske, sellepärast et meie köögiviljade kasvuperiood on niivõrd pikk, et see haljasväetiskultuur ei anna efekti. Ta võib anda efekti siis, kui me mingil aastal üldse jätame saagi saamise absoluutselt ära. Ehk siis me kasvatame seda liblikõielist kultuuri terve kasvuperioodi. Aga see tähendab seda, et siis sellel aastal me oma põllu pealt saaki ei saa. Liblikõielised kultuurid on haljasväetisteks kõige paremad. Neid siis haljasväetisi kasvatatakse kas siis koos põhikultuuriga või siis selle järgi. Ja nagu ma ütlesin, selle põhikultuuri järel kasvatamine on väga raske, sest enamus meie kultuure on nii kaua põllu peal, et kui me hakkame siis selle järel seda vahekultuuri või haljasväetiskultuuri külvama, ta ei jõua enne talve tulekut meile mingisugust lehemassi toota ega mitte midagi, tal ei ole efekti. Siin on meil Maaülikoolis maaviljeluse poole pealt Enn Laurings on uurinud erinevaid vahe- või haljasväetiskultuure ja siin on külvatud 16. augustil erinevad, seal on põlduba, talirüpsi, rõigast, sinepit, ja see siis põhimõtteliselt küntaks võimalikult hilja sisse. Aga nüüd, kui me võtame 16. august, mis kultuurid meil on köögiviljadest 16. augustiks koristatud? Hernes, jah, Hernes on ise üks hea vahekultuur. Mis veel? No redist me ei saa tegelikult selles mõttes arvestada, et redist augustikuust nii enam saada, augustis hakata uuesti külvama teha. Selles mõttes, et kesksuvel nii teda ei kasvata, et kas siis varakevade või sügise pool. No tippsibul näiteks, eks ju, lillkapsas, mitte rooskapsas, spargelkapsas. Et neid on nüüd võimalik, et selleks ajaks on saak koristatud, eks ju, aga need on see koduaia tingimustes on ta niivõrd väikestel lappidel, eks ju, et seal nagu ei suuda seda teha. Väetised, ehk siis sellised kaubalised väetised. Need on väetisained, mis on siis taimset või loomset päritolu, vahel ka kivimitest, looduslikest kivimitest, ka korallidest valmistatud sellised, nii nagu poest saaks osta, eks ju, mineraalväetist, on võimalik põhimõtteliselt osta ka maheväetiseid. Tootmistes kasutatakse neid tegelikult üsna intensiivselt. No mitte Eestis on nad suhteliselt vähe levinud, aga kui me räägime Soomest, Rootsi, Taani, kus ma olen nagu mahetaludes käinud, siis enamasti kõik mahekasvatajad kasutavad. Üks põhjus on see, et tegelikult sõnnikut ei ole lihtsalt saada kuskilt. Ja kui ei ole sõnnikut, ei ole ka piisavalt võimalik kompostida. Ja nad on sunnitud siis kasutama neid väetiseid. Ja positiivne asi selle väetise kasutamise juures on see, et nad on tavaliselt granuleeritud kujul või siis ka sellised vees lahustuvad, et neid on võimalik kastmisväetisena anda, aga granuleeritud väetist on võimalik laotada sama lihtsalt kui tavalist mineraalväetist. Porgandil, maheporgandi puhul, kus siis sai antud karvajahu ja enam saak oli ikka märgatav, eks ju. Ja ka rahaliselt oli see täiesti mõjus. Et kui väetist üldse ei saanud, siis oli see saagikus vähem, kõdusõnnik
ehk siis noh, sisuliselt kompost, eks oli, andis ka väga hea tulemused, praktiliselt sama, mis looduslik, mitte looduslik, või kaubaline maheväetis, teisel isegi on seal vähem, aga noh, kõtusõnnikud jälle, et ei ole, seda komposti ei ole võimalik saada, siis asendub, on võimalik seda asendada ka kaubaliste väetistega.